Sellised karmilt ja kindlalt lõikab robot käsi lahti tordi Tallinna Tehnoloogiakolledži Drooniakadeemia avamisel. Sellega on nüüd loodud Baltikumi suurim omataoline ettevõtmine, milles toodetakse suurt potentsiaali selle valdkonna arendamisel. Tallinna Tehnoloogiakolledžis on 6 suurt valdkonda, millest üks ongi elektrotehnoloogiad, kus sees on automaatika, robootika, droonid, aga elektrielectroonika ka. Ja seal on tõesti inimesed süvitsi õpivad droone, roboteid, neid käitlema, neid ehitama, programmeerima, lennutama. Nüüd meil on 6000 õpilast üle erinevate valdkondade. Meil on ehitustehnoloogia, sõidukitehnoloogia, digi- ja meediatehnoloogia, tööstustehnoloogia. Ja nendele kõigile teistele me soovime õpetada baasteadmised selgeks. Et nad saaksid aru, mis asi on droon, millised on droonid, kuidas need ehitada, kuidas need remontida, kuidas need lennutada, kuidas need ABC programmeerimist teha. Me arvame, et see on tänapäeva kirjatehnika, seda peaksid kõik oskama. Droonid ja robotid on väga tihedalt juba saanud meie elu osaks. Seetõttu on nende käsitsemine ja ehitamine, programmeerimine muutunud väga vajalikuks. Kahjuks enam me ei räägi küll droonide puhul militaarotstarbelistest, aga ka tsiviilkasutus on sama oluline. Meie selle Drooniakadeemia üks ülesanne on see, et tuua siia põhikooli järgne õppija ja alustada liikurrobotitega, mudelautodega, väikeste kergete 250 grammiste lendavate FPV-droonidega, et nad saaksid selle pisiku kätte, et nad hakkaksid siin käima. See on nagu asja iva. Robotkoerad tervitasid akadeemiasse sisenejaid. Basseinis oli võimalik näha robotkalu. Tõsise kala toodi korraks kuivale, sest sai natukene palju vett. Aga küll ta korda saab. Kolledži selles laboratooriumis aga on katsepolügoon just nendele noortele, kes peaks looma hakkama tööstuslikke roboteid. Droonid ja see tootmisliinid, mis on siin, need on nagu samasugused tehnilise poolt siis. Seal on ajamid, siin on andurid, seal on andurid. Et tegelikult, kui õpilane oskab ainult mingi tootmisliinid panna kokku, siis seal on samasugused mootorid kasutatakse, mis on drooni lendamiseks vajalikud ja kui nad oskavad siin kokku panna mingisugused asjad, panema seda töösse programmeerida ja häälestada ja mingid probleemid ära lahendada, siis droonidega ei tule mingid probleemid. Aga droonid võivad olla ka lõbusad asjad ja selle võrkväljaku taga valmistatakse ette olulist drooni jalgpalli finaali. Võistkonnad on koos pultidega oma drooniga valmis lahinguks. Selline näeb välja siis drooni jalgpalli, mida kindlasti saab ka siin Drooniakadeemias proovima hakata ja ta ei ole päris nagu tavaline. Et seal üleval on siis sellised ümmargused märgid, kus sees peab siis läbi sõitma drooniga ja siis need punkti teised droonid aga kaitsevad. Nii et praegu on siin ühel pool seis ikkagi 9-4 ja natukene on jäänud veel mängida, nii et ülekaal on suur. Mis siis see võlu on või kuidas seda tuleb seda taktikat paika panna? No siin on küll ikka väga lihtne, enam-vähem reeglid on lihtsad. On 4 kaitsjat, on 1 ründaja, tuleb lennata vastasse väravasse. No meil on Karl välja töötatud ühte taktikat. No räägi saladus ära. No okei, saladus on see, et me proovime lennata droonidele alt siis sisse, et niimoodi, et nad lendaksid üles selle põhjusena. Ja üleval on eriti vähe ruumi, nii et ei jõua vastane reageerida sellele. Ja siit see edu tuleb? Ja tulebki. Kui aga veel kooliplaanidest rääkida, siis kui suur see vajadus selliste spetsialistide järgi on? Kas need noored tahavad seda ala õppida? Kindlasti tahavad, sest et kõik ametikohad on vajalikud tänase päeval, aga ütleme niimoodi, maailma statistika näitab seda, et tootmised, kõik asjad, mis meil on ümber, teie mikrofon, kaamera, see on kõik on tootmises kokku pannud ja need tootmised, keegi peab need ehitama, arendama, uuendama, parandama, remontida, mis iganes ja seda kõik teevad meie õpilased. Drooniakadeemia alustab täies mahus juba sügisesest õppeperioodist, kuid nagu aru oli saada, käivad tegevused juba praegu. Tehnoloogia areneb kiiresti ja tore, et me sellist ajalist kaotust väljaõppes suudame tagasi tegema hakata.